Tere taas tulemast Ortonoomi aiapäeviku kanalisse. Aprikoos on küll selline viljapuu, kes on väga palju elevust tekitanud siin Eestis ja väga paljudes koduaedades ka õues talvitudes on aprikoosid ja ka virsikud näidanud ennast väga heast küljest, et need tõesti viljuvad ja tõesti pakuvad ka sellest saaki, mida saab ka nautida koguseliselt. Paraku on aga üks asi, mida mitmed kasvatajad kas ei taipa teha või ka ei raatsi, on siis viljade normeerimine. Eks muidugi on elevus suur, kui selline viljapuu on oma kandeikka jõudnud ja hakanud vilja kandma. Ja tihtipeale ka ei soovigi ju neid vilju ära võtta, et sellega saaki vähendada. Aga tegelikult see on nüüd see koht, kus tuleks natukene mõelda ja proovida, kas või mõnel oksal, et kui eemaldada üleliigsed viljad, no näiteks seda vilja on nüüd keegi siin juba naksemas käinud, see muidugi paraneb ära, aga võtame selle ära ja võtame selle teise ka, siit altpoolt. Kui ma nüüd jätan siia ühe vilja, siia viljaoksa külge, siis see vili saab kõik selle oksa jõu endale ja tema kasvab palju suuremaks. Kui ma jätaksin kõik need 3 vilja siia, siis ma saaksin hiljem lihtsalt sügise poole 3 väiksemat aprikoosi. Et kui veel ei tihka seda teha, siis võite proovida paaril oksal ja siin on samamoodi, siin on 2 tükki, aga siin on nad nii ilusti vastamisi, et ma isegi siin jätaksin nad kasvama mõlemad. Et sama asja teeb puuga ise, et ta oskab ka oma ressursse hinnata ja kindlasti olete õunapuudel ja teistel tavapärasematel viljapuudel seda näinud, et osad viljad, ka viljastunud viljad lastakse puu poolt maha. Aga siin on tegelikult mõistlik ka ise üle käia ja natukene ikkagi aednik olla, omada kontrolli oma aias ja viljad ära normeerida. Nii et kellel on nüüd juba õnne olnud, et aprikoos on jõudnud kandeikka, siis proovige samuti ja vaadake, kas saate normeerimise arvelt selle võrra suuremaid vilju.